Super Omega seeriauksed. Super Omega on head, usaldusväärsed ja funktsionaalsed uksed stiilse dünaamilise disainiga, mis loodud kaasaegsete ja energiliste inimeste jaoks. Optimaalne lahendus suurlinna jaoks. See on kõige tugevam uks oma klassis, kuna just selles ukses on kasutusel unikaalne, patenteeritud Torex-ukse täitetehnoloogia, armeeritud soojusbetoon. Selline uks kaitseb päeval teid kindlalt sissetungimiste eest. Hoiab eemal trepikoja kõrvalhelid, kindlustades mugava keskkonna puhkamiseks. Mitmekihiline täide, tugev konstruktsioon, kindel lukusüsteem koos kaasaegse, stiilse välis- ja sisedisainiga. Kõrgtehnoloogia, dünaamilisus ja stiil on Super Omega uste põhilised numbrid. Super Omega uksed on tänapäeval suures nõudluses. Need on populaarsed uksed tänapäeva suurlinnade jaoks, kaasaegsete ja energiliste inimeste jaoks. Vaatame lähemalt mudelit Super Omega 100 ja saame teada, miks just nii tihti valitakse seda mudelit. Alustame uuesti ukse kaitseomadustest ja ma arvan, et te ei ole sugugi üllatunud, et mõlemad lukud sellel uksel on 4. kaitseklassi lukud. Jah, see veel kord tõestab, et firma Torexi jaoks on väga oluline, et nende kliendid oleksid kindlalt kaitstud. 2 lukku. Üks silindriline ja teine turvalukk, ehk siis lukud on paigaldatud vastavalt turvafirmade soovitustele, tänu millele suurenevad selle ukse sissemurdmiskindluse omadused ja teie olete täielikult kaitstud just sellise uksega. Juhin teie tähelepanu, et alumisel lukul on sisse monteeritud soomusplaat. See mehhanism kaitseb silindrilist lukku väljalöömisest ja väljapuurimisest, ehk siis kõigi vandaalsete tegevuste eest. See tähendab, et see uks hakkab kindlalt kaitsma teie korterit. Ülemine lukk. Siin on meile juba tuttav karastatud terasest südamik, mis kaitseb läbisaagimise eest. Siin on samuti soomusplaat luku korpusel, mis kaitseb lukku väljapuurimise eest. Ja veel siia lisandub selline lisa nagu konkssüsteem. Mis see on? Igal riivil on spetsiaalne konks. Milleks on see hea? Kui uks on kinni, kui sulgete ukse enda järel, ja kui nüüd kurjategijad proovivad ust väänata, siis need samad konksud jäävad ukseraami sisse kinni ja ei lase seda teha. See on lisatakistus, juurdepääs teie korterile. Just selle jaoks on ju välisust vaja. Selline uks hakkab kindlalt kaitsma teie korterit. See puudutab siis lukke. Nüüd räägime ukse konstruktsioonist. Esiteks, konstruktsioon on 3-kihiline. Kui vaatame ukse lehte, siis näeme, et sellel on 3 külgmist kontuuri. Sellise uksega hakkama saamine, rakendades füüsilist jõudu, on praktiliselt võimatu. See on tugev, võimas uks, mis tagab vajaliku turvataseme. Lisaks sellele on Omega 100 uksel üks ainus eripära. See on turvasüsteem, mis kaitseb ust terariistaga avamast. On selline spetsiaalne terariist, mis sarnaneb konservnoale, aga oluliselt suurem. Selline tera saab üldjuhul hakkama isegi 4-millimeetrise terasega. Antud juhul süsteem, mis asub luku piirkonnas, koosneb armeerivast võrest, 10-millimeetrilisest MDF-paneelist ja piiravast metallplaadist. Selline kooslus muudab terariistaga sekkumise lihtsalt kasutuks. Jah, võib-olla õnnestub lüüa teraslehe läbi, kuid sellest edasiliikumine ja pääsemine lukkudele ligi on täiesti välistatud. Tahan veel kord öelda, et see on Super Omega 100 ukse eripära. Selline uks kaitseb kindlalt teie korterit. Pöördugem nüüd heli- ja soojusisolatsiooni juurde. Ukse leht on 85 mm paks, mis on täidetud tugeva vahustatud polüüretaaniga. Mis materjal see on? See on materjal, mida kasutatakse torujuhtme soojustamiseks isegi kaugpõhja tingimustes.
seda materjali kasutatakse külmkappide valmistamisel. Ehk siis sellel on kõrged soojusisolatsiooni omadused. Selles ukses on kõik sama identne. Just tänu sellele antud uks hakkab tagama teie turvalist olemist oma korteris. Baaskomplektis on see uks täidetud polüuretaanvahuga, aga lisavaliku võimalusena võime pakkuda täitmist, mis on unikaalne ja patenditud. Armeeritud soojusbetoon tehnoloogia. Lisaks juba mainitule polüuretaanvahule lisandub armeeriv võrk ja betoonvaht. Selline mitmekihiline kooslus kindlustab kõrgeima heli- ja soojusisolatsiooni näitajad ning lisab konstruktsioonile tugevust ja jäikust. Selline uks hakkab just kindlalt kaitsma nii sissetungijatest kui ka trepikoja kõrvalhelidest. Mis siis edasi? See on loomulikult hermeetilisus ja sellele loomulikult pööratakse tõsist tähelepanu. 2 kummitihendi ringi ukselehe perimeetril ja lisaks tihend ukse raami perimeetril. Seda hetkel näha ei ole, kuid see on seal täitsa olemas. Kusjuures see on spetsiaalne Saksamaal toodetud tihend Kühlon. Sellist tihendit kasutatakse premium-klassi autodes. Mis on siis põhjused, miks me seda oma ustes kasutame? Esiteks, sellel on väga pikk kasutusiga. Teiseks, sellel on mitmekihiline struktuur, mis tagab tiheda ja ühtse ukselehe sulgemise raami suhtes, välistades isegi väiksema tõmbetuule. Sellise uksega hakkate kindlasti ennast korteris väga mugavalt tundma. Erilist tähelepanu Omega 100 mudelil väärib disain. Lubage, ma tutvustan seda teile. Alustame seestpoolt. Siin kasutatakse 10 mm MDF-paneele. Mustreid, mida me siin näeme, need võivad olla mitmesugused, klassikalistest lahendustest kuni kõige stiilsemate, modernsete teostusteni. Isegi kõige julgemad lahendused võivad leida oma teostust mudelis Omega 100. See täieneb võimalike värvilahendustega. Siin on klassikalised puidumustrid ja on ka sellised siledad kaasaegsed lahendused, kus valge värv näeb väga efektne välja. See on sisekülg. Peale traditsioonilist freesimist on võimalik tellida vahetükke näiteks alumiiniumist, mis täiendavad high-tech stiili. Saate enda jaoks valida täpselt sellise lahenduse, mis sobitub ideaalselt teie interiöriga. Tahaks lisada ka väliskülje kohta. Nagu me oleme juba täheldanud, siin on pulber-polümeerkate ja see on samuti valget värvi. Siin on värvilahenduste valikuvõimalus ka välisukse jaoks. On nii traditsioonilised kui ka sellised originaalsed lahendused. Tõepoolest, ei saa te mööduda oma uksest ilma mõistmata, et jah, me tegime õige otsuse. Mis veel? Sellised stiilsed elemendid roostevabast terasest ukse välisküljel. Nad annavad lisa eripära ja sädet. Nendes peegeldub valgus ja sellepärast jätab see sellise dünaamilise ja stiilse mulje ja on väga efektne. Kui te ei ole suur sädelevate elementide fänn, siis traditsioonilise pulberpolümeerkatte asemel saab paigaldada dekoratiivset DMF kaitsepaneeli, mis on identne sellele, mida me oleme näinud ukse sisemisel küljel. Selliselt hakkab uks mängima teiste värvidega ja näeb hoopis teistsugune välja ja ei jäta üldse metallukse muljet. Just selline saab olema uks, mis on kujundatud sellisel toredal viisil. Hubane, soe ja ühtlasi hea maitsega.